Me alustasime esimesi pilootprojekte korduvkasutatavate nõudega enne seda juba, kui avalikele üritustele seadusejärgselt nõue oli kehtestatud, et meil oli selline nii-öelda osalejate poolest natukene väiksem üritus nagu Tartu rulluisumaraton, kus meil oli hea katsetada ja alustada. See oli juba 2019 ja hakkasime päris suure fanatismiga peale, nägime, et tunneme, et see on õige asi, kuhu vaadata ja teha. Aga siis, kui hilisemalt hakkasime üle tooma seda sama põhimõtet meie suurematele üritustele 5000 pluss osalejat, siis järjest hakkasid need kitsaskohad välja tulema ja lõpuks tunded korduvkasutatavad nõud versus ühekordsed pappnõud, tunded ja kogemused on sellised kahetised. Et kui vaadata väljaspoole, põhiline murekoht meie jaoks on ikkagi ka see finantsiline pool. Et null kulu versus mitukümmend tuhat eurot kulu puhtalt nõude peale on päris suur väljakutse korraldajale. Et ja ka pealtnäha osaleja jaoks tundub, et suurt midagi ei muutu, aga seal taga on päris palju logistilist ja planeerimist ja mahulist tööd ainult siis selle ühe asja nimel ja lõpuks meie ei ole need siis, kuidas siis öelda, piisava pädevusega inimesed ka ütlema, kas see siis lõpuks on rohelisem või ei ole rohelisem, sest meie jaoks, mida meie näeme, et logistikat on rohkem kui selle eelneva topsiga ja seda jalajälge ei oska nagu ise hinnata ja samas on ka see, et jah, et see on võib-olla mõneti pole õige mõtlemine, et meie oleme ju jäämäe tipp ja mida me muudame, aga teisest küljest on seal nagu ka iva sees, et kui iga päev tanklast või kohvikust sa võid osta selle papptopsiga, siis on nagu paratamatult natuke see tunne, et lihtne on kästa puua ja lasta seda valdkonda, kus finantsid on väiksemad, aga me oleme kapitalistlikus ühiskonnas, et seal, kus liigub rohkem raha, eks seal on ka raskem selliseid reegleid võib-olla kehtestada, et ma isiklikult näen, et see muutus peaks algama ühiskondlikult laiemalt. Algusaastatel oli meil oli see ühekordne tops, aga kuna seal käib meil osalejaid mitusada, siis see hulk, mis seda topsi tekkis, oli väga suur ja siis otsisimegi lahendust sellele ja siis lõpuks oleme välja töötanud süsteemi, et meil on korduv kasutav tops ja me ehitasime ise oma topsipesujaama, et seal on selline 60-liitrine puhtaveetünn ja mustaveetünn, et siis iga osaleja võtab selle topsi, saab oma tee ära juua ja peale seda loputada selle ise puhtaks ja panna tagasi resti peale, et saaks järgmine osaleja selle võtta, et seal 30-40 topsist täitsa piisab, et 400-500 osalejat ära teenindada. Lisaks on meil siis ka rogainid, seal me ei kasuta üldse topse, seal iga osaleja võtab oma vee ise rajale kaasa ja siis on Mägilase jooksud, kus oli ka joogipunktid rajal, aga seal me oleme lahendanud joogipunkti niimoodi, et meil on oma voolikusüsteem, et siuke aiavooliku ots on seal püstol on otsas, et suur tünn on üleval, et siis osaleja läheb siin alla ja saab lasta endale vett suhu lihtsalt ja edasi minna, et niimoodi me jätsime ka kõik topsid ära joogipunktis ja lisaks on see ise teeninduslik ka põhimõtteliselt, et ühtegi inimest ka juurde ei ole vaja, et toimib väga hästi. Nii et meil neid ühekordseid topse ei kulu üldse ühegi ürituse peale. Keeruline on väikeste ürituste korraldajate jaoks see, et peab olema kallilt tasustatud ringmajanduse osa. Meie väikeste korraldajatena ei saa endale seda lubada.